Tervist, siin elukoolitaja Arne Lauri, õppeasutus, õppeülikool. Õppejõud ise saab 0,1% aru nendest asjadest, aga ta targutab ja räägib ja tekitab häid samskaaras ja harjumusi ja mõttepüüdlusi, mis kunagi loodetavasti muutuvad sügavateks, spontaanseteks, teiste teenimiseks ja kõige kõrgema teenimiseks. Täna ka mõtlesin, et milles see jalg, eks ju, et vaata, kogu elu olid kunagi uhke, ma olen kõva tantsupoiss ka, et kuskil esinesin külmalt, tahtsin näidata muljet avalda, panin spagaati tantsu ajal, rebestasin lihase, no ja siiamaani, eks ju. Ta nagu unustan ära, aga aeg-ajalt nüüd ka, eks ju, palju käin, palju liigun, istun staatiliselt, meditatsioon ja siis see jalg annab tunda, siis ma pean nagu eraldi. Mõistus on selline, et muidu ma tegin joogat iga päev, ma mõtlen nagu seda asana joogat. Muid asju nagu nii iga päev, aga just ma mõtlen võimlemist. Siis nüüd pean jälle iga päev tegema. Vanasti tegin mõnikord õhtul mitu trenni, hommikul tegin ikka, eks ju, 3-4 trenni vahest tuli maksimum päevas võimlemist. Aga see jutu mõte on selles, et näed, et palju me ennast nagu armastame, palju me endast sisse võetud oleme, et internet on hea koht, kus nagu peenel tasemel iseendale õnne soovida juba ja vanades kultuurides ikka sünnipäevalaps iseendale õnne ei soovi nagu. Või kõigile lehvita, täna mul sünnipäev, et see urban internet nagu arendab meil seda hankrat, seda valeegot ka läbi selliste nähtuste. Ilmselt mina olen ka selle ohver. Ma saan nagu vaadata ennast ja rääkida tarka juttu aga proovime siis kuidagi ühendada seda ikkagi nagu valguse poole liikumisega. Ja lõpuks on siis niimoodi, et regulaarsus on jõud, Prabhupada ütles. Lõpuks on lihtsam mõistusel, mõistuse ärapetmine, mõistusega sõbraks saamine on selline poliitiline, et tegelikult on lihtsam iga hommiku joogat teha. Ma vahepeal mitu aastat tegin üle 2 päeva, eks hommikut. Nüüd on jälle iga päev, kuna polnud valikut. Vana uhkusest tulnud spagaat, petuhi värk, kunagi lõi praelt välja ikkagi, et ikka saadab mind. Siis ma pidin iga päev peale katik närvi ja hea, et mul kaaslane on selline proff, aastane proff, et seal mõned harjutused juurde võtta ja kõik on huvitatud. Eks ju. Aga see jutu point on see mõistus, et kuidas selle mõistusega läbi saada, et mõistus on selline aktiivne sell ja et samskaara või harjumuse jõud, et see on hästi suur. Et see on kui sa tahad hea inimene olla, siis sellest on vähe, et sa ütled, see on ka juba väike samskaara, et sa ütled, et ma tahan hea inimene olla, ma tahan kõike armastada. Aga seda tuleb intensiivsemalt teha, isegi loodustihjate puhul, et sa lähed duši alla, ma olen palju rääkinud, pesed veega, kuidas sa mediteerid. Teadlased on ka siis leiutanud, et sama elemendi omadused on erinevatel aegadel erinevad. Tegelikult siis elemendi taga on elusolendid, pooljumalad. Ja kõik muutub selles mõttes, kui sa teadlikkus, headuse, armastuse püüdlus on küll sentimentaalne, naiivne sisemiselt ja lapsemeelne, aga sa jätkad sellega ja kinnitad endale, ma armastan kõiki. Nagu spordivõistlusel vaata enne manja läheb, tuleb ka kokku nagu yes, we can do it. Kogu aeg vaja nagu ennast, see on üks elureeglid, on vaja nagu push ida. Kogu aeg on vaja natukene nagu, et nagu endale actionit peale anda. Ja sest mõistus ja see materiaalmaailm nagu esindab nagu tavalist kruuvi, iha, viha, kadedus, eks ju, seda nagu kultiveerib. Läbi neti ka, mina, mulle, minu, eks vaadake, ma olen nii õnnelik. Ja et teisi kadedaks teha tegelikult, ega siis keegi, ma ei tea, kui väike protsent, võib-olla paar sugulast vaatavad, kes on sulle, kellel on sul või mõni sõber hea meel, enamus on seal päris suur protsent kadedust, ükskõik mis ilusa video sa paned, oled palmi ääres ja näitad, kui õnnelik sa oled oma kaasaga. Et sa püüad sellega kadedust, eks ju. Me teame seda kadeduse protsenti endas ja teistes, et sellel nagu suurt nagu mõtet ei ole, aga jah, mõistus ärapetmine ja nende hea inimese samskaarade innustamine. Muidugi on vaja loengud, head suhtlus ka selleks, eks ju. Aga kogu aeg on vaja nagu, et sa elad nagu selles maailmas, kus on iha, viha, kadedus, nagu ma ütlesin, sõjad, eks ju, enesekeskluse, hankara, valeego, ekspluateerimine,
kõik need asjad, mis need ikka lugeda ja et seda nagu voolu, noh, tekitada nagu teine vool sinna kõrvale, seda nagu voolu päris kinni ei saa niimoodi lambist panna isegi, kui sa tahad. Siis teine vool peab saama ka tugevaks, see mõistuse ärapetmine ja see, et sa kogu aeg räägid, et nii kui sa näed, et mingi aeg oled liiga palju hakanud inimesi, noh, keegi sind ärritab, mingid inimesed, vaatad, hakkab pihta. Siis sa hakkad nagu teist juttu endale rääkima, ei, nad on armsad hinged, no kõik hinged on armsad, kõik on võimsad, ega sina parem ei ole, siis tuletad meelde, mis segas sina oled peksnud, eks ju, praegu peksad. No ja kogu aeg nagu push'id ennast, tekitad selle samskara, näitad nagu loodusele, jumalale, kuna loodus on elu, näeb, et no vend üritab, ta tahab nagu hästi hea inimene olla nagu siin ja praegu ja kohe ja kõike armastada, hoolimata sellest, et justkui ühiskond lahterdab, eks ju, see religioon, see partei, valge, must, rikas, vaene, kogu aeg nagu käib see, eks ju. Et see gruuv, sellega tuleb arvestada, aga noh, kui selle peale ehitad nagu hingelised asjad, siis on noh, kindel läbikukkumine, noh, nõr kaela.